Ärge võtke selles videos midagi tõsiselt, kui te olete tundlikud naturalismi või erootika suhtes, siis sulgege see video nii kiiresti kui võimalik. On aeg tulla kapist välja, tükk aega olen seda enda sees hoidnud ja maailma ees peitnud, seetõttu ma ütlen kohe välja. Anime on ainuke terake mu elus. Ma olen kultuuritundja ja tagaotsitav kunstnik. Mina mõistan maailma, nagu ei keegi teine sellel väiksel maamunal. Aga vot ühel ilusal sügisel päeval minu silme ette sattus see kõige peenem ja halastamatum mäng anime armastajatele. Nad reaalselt arvavad, et ma olen nii puudeline, kes järgiks oma instinkte ja ostaks sellise mängu. Joonistatud animeeritud rinnad. Pange tähele, see pole isegi hentai. Ja see peaks mulle meeldima. Arvate, et mind on nii lihtne üle lasta. Okei, võib-olla ma raiskasin selle peale raha, aga te juba saate must valesti aru. Te kindlasti saate must valesti aru. Okei, mida saab siis meile 15-eurine mäng anda? Vot, ma mängisin paar tundi. Ütlen kohe ära, ma olin šokeeritud. Ma ei teadnud, kuidas edasi elada. Aga see jääb hilisemaks. そのすべての命はやがて尽きる。 Ja paar filosoofilist mõtet elust. 運命の火から逃れる。 Ei tea, kuidas teiega, aga näiteks kui mina kuulen sügavaid mõtteid avalikkuses, mulle kohe meenub hilja tööle varavoodi, nõnda lapsed majja toodi. Pole tähtis, mis sisu, see pole absoluutselt oluline, saate aru? Kui mulle keegi ütleb, on 3 asja, mida ma olen armastanud, kuid mitte kunagi mõistnud, kunst, muusika ja naised. Siis see on juba kõik. Ma olen kindel, et mäng on hea ja eriti hästi läbi mõeldud. Ja siin on veel üks moment alguses. Kui tähelepanelikult vaadata, siis ühel ekraanil on fucking 5 paari. 5 paari rindas. Ei, see pole lihtsalt kokku sattumus. See mäng on täielikult üles ehitatud mehi erutavate maalitud naiste kehaosade peale. Kohe te tunnete seda. Pärast introt mäng veel ei alga. Algab alles mängu tutvustus. Ekraanil ilmusid vot need 2 tegelast. Ma huiga tean, kuidas neid kutsuda anime keeles, aga olgu nende nimedeks instruktorid, kes selgitavad, kuhu ma just sattusin, see kõik toimub televorming. Mida munni? Nad töötlesid rindade hüplemise ja kargamise kallal süvenemamalt kui mängu enda kallal. See kõik toimub televormingus, kallis rahvas, saage tuttavaks, see on gei. Nagu te olete tähele pannud, see tegelane on liialt energiline. See on täiesti normaalne ja tavaline anime jaoks, aga meie slaavi hingedele on see väga võõras. See on suht sama, kui ma alustaksin enda videoid niimoodi. Ei hopsti, täna ma teen arvates nii vinge video, mis on nii fucking vinge. Mängin seeskood, kuna see on ju nii lahe. Kui oled võib, siis proli sellest pole midagi nii erilist, aga kõigi ülejäänu jaoks oli see vist arusaadav. Nagu, kuidas ta seisab nii? See on nii putsis. Nii ei anna seista. Mitte realistlik, aga kaasahaarav. Lihtsalt ütlen, see terviklik sissejuhatus oli ainuke viis, kuidas peamenüüsse saada. Ehk siis juba enne, kui mänguga alustasin, on mu psüühika reaalselt vigastatud. Ma olen nagu okei, teeme nii ja koheselt launching single playerid. Ja peale seda algab anime. Miks? Kuidas? Miks nahku mul peaks üldse vaatama seda? Ma sain juba aru, et see on anime-mäng. Pull on selles, et ma vaatan animeed animees. Oot, poisid ja tüssid. Kas see on munn? Kas see on tõesti munn, mis hetkel minu poole liigub? Siit ilmub segane šüsee. Vasti Ninja Akadeemia tudengitele saabub kutse veepüstoli turniirile. Kõik on hästi, pidage meeles, see on anime. Kedagi päriselt maha ei lasta, olgem mureta. Niisiis, peale seda algab opening. Aga siinkohal on mul juba konkreetselt kivikava, saik mul ei tõuse. Tolgus teile seletuseks, opening on muusikaline screensaver. Kõik teist on sellega praktiliselt kokku puutunud ja see on okei. Aga arvutimängus pärast 20-minutilist põrgut mu käsitüra väriseb, isegi võtmed kukkusid maha. Putsis, see lihtsalt ei lõppe. Igatahes, igal heal asjal on lõpp ja see lõppes. Kaua oodatud gameplay algab. Natkene tuleb veel oodata. Instruktorid seletavad, et kõik neiud võtavad veepüssi turniirist osa, kus peaauhind on mis tahes soovi täitumine. Vot näiteks mina sooviksin saada naiseks, aga selles pole midagi erilist. Esimeses õpetlikus episoodis õpetati mind tulistama ja relva reloadima, see näeb välja niimoodi. Samuti õpetati mind lendama vee jetpackiga. Natukene veel laskmist ja ongi kõik. Esimene õpetlik episood võttis vaid paar minutit. Et te kõik saaksite aru, vot see on aeg, palju ma reaalselt mängisin
ja see on kogu see kurbus, mida ma kogesin. Ajab kettasse, ikka ajab kettasse. Ja jälle algab tühi jutuajamine, millel üldiselt puudub mingigi sisu. Ja see kestab väga kaua. Nagu ma saan aru, sellised mängud viitavad sellele, et enesekindlad mängurid lihtsalt võtavad enda aju ja viskavad nahku selle. Ja nad otseses mõttes ei suuda sellist infot omandada. Aga see pole veel kõige olulisem. Ma olen kaua kannatanud, aga need hüplevad kogu aeg. See on igal pool, iga fucking nurga taga. Aitab, lõpetage mu piinad, ma pole loom. Ma ei mõtle selle peale iga kord, kui ma näen naiste rindasid. Massiline kultuur masendab mind ja sunnib mind tunnistama, et iga sekund mõtlema seksuaalsele vahekorrale. Kuid see pole päris nii. Aitab. Kas nad tõesti arvavad, et ma hakkaks seda mängima? Ja see pole nali. Nad meelega lükkasid sittakanti raha sisse ja sundisid mängijaid bikiinides animelibusid vaatama. Ma tahan protesteerida. Lõpetage meessoo diskrimineerimine. Meie mehed oleme pikka aega vaikinud, aga kui loll seksistlik tolgus ei lõpeta need putsis provokatsioonid ära, siis meie oleme sunnitud tegutsema. Parem ärge ärritage meist teemoneid. Peatuge, enne kui hilja ei ole. Aga mis seal ikka, aitab emotsioonidest ja tuleme mängu juurde tagasi. Ma läbisin veel paar tutoriali, kus õpetati õigesti tulistama, kaklema ja quicktime evente. Ausalt öeldes olin ma suht vaimustuses, läbi töödeldud gameplayst, siin on kõik läbi mõeldud iga väikese terani. Ma ei tea miks, aga on selge, et nad on sitta kanti vaeva näinud. Isegi valmistati mitut tüüpi relvi. Siin on 4 erinevat žüseed ülesannetega, mille jooksul on võimalik mängida kõiki 20 anime näilukest. Ja neis žüseedes paljastatakse igas piinikuid asju nendest, julgen öelda, et mõned on eriti reitsid. Enne mängu alustamist tuleb valida neiu ja tema varustus. Pärast seda on tüüpiline Counter-Strike, millel on third person view. Ma olen juba hea 40 tundi seda mänginud ja võin öelda teile ainult üht. Nandayo kore maji ksoga maji shineo. Mul pole õrna aimugi, mida ma ootasin sellest mängust, mis oli loodud pihkuritele. Aga kui teil on kunagi minu kanalist küsimusi või kaebusi olnud, siis ma vastan teile paari lausega. Aga mul pohhui, ma olen viib. Tundub, et kõik see piinamine tõi meid konkreetse järelduseni. Oleks aeg lõpetada. Kui sa kavatsed osta selle mängu, siis lükka koheselt oma geograafiline asukoht kommentaaridesse, et mul oleks lihtsam üles sind leida ja läbi taguda. Enda tugevuses olen kindel, sest suure tõenäosusega muretsevad tüdrukud endale sellise mängu. Suht arusaadav, et ükski lugupidav mees seda ei mängiks. Lähen magan kaineks, näeme, ei kunagi. Тож скажи мені, що хочеш ти. Не знаю я, чому ти злякана.